Nüüd on meil Skype'i ühendus Joel Juhtiga, kes võttis eile hommikul ette pöörase teekonna. Ta hakkas jooksma 252 kilomeetrit Tallinnast Võrru. Täpselt, miks sa seda teed? Miks sa teed seda kogu aeg? No tegelikult oli see asjade kokkulangevus, et pärast Yukon Arctic Ultrat jäi mul nagu südamele ammu see katkestamise pärast siuke nagu halb emotsioon ja mingil põhjusel oli vaja nagu saada enda sisimas nendele küsimustele, mis mul olid tekkinud, ka vastused. Ja tegelikult ma plaanisin Tallinn-Võru jooksu joosta 18. mail, kui siis Red Bull tiimi omad siis kirjutasid mulle, et on tulemas selline tore heategevusjooks nagu Wings for Life. Ja selle tulemusel siis otsustasin, et teen siis ühtlasi Wings for Life'i raames selle jooksu ja aitan kaasa heategevusele. Tegelikult ma mõtlesin 3 päeva varem juba, et kuidas ma selle küll ära teen, sest viimane kord, kui ma Pärnusse jooksin, siis Pärnusse jooksul ma sain 100 kilomeetri pealt, sain nii-öelda siis haamri, ehk siis haamer tähendab seda, et sul jalad põhimõtteliselt ei liigu jooksmise jaoks. Ainuke asi, mida sa teha saad sa valulikult kõndida nii-öelda edasi ja oodata, et see läheb üle. Ja selle tulemusel loomulikult ma närveerisin, tekkis ärevus, öösel magada nagu väga ei saanud, nägid unes kogu aeg seda teed nagu läbi, kuidas sa jooksed, samal ajal päevad ennem sa planeerid veel, käid mitu korda üle seda jooksutrajektoori, plaanid, kus sul need söömised saavad olema ja mida sa üldse süüa saad ja et see jooks kindlasti erineb kõvasti kõikidest teistest jookstest, mida ma olen varem teinud, sellepärast, et kui sul ei ole väga abi ja meeskonda, siis sa lükkad, pushid ennast veel nagu ekstreemsesse olukorda ja selle võrra nagu läheb see raskemaks. 80 kilomeetrit ei läinud hästi, sest et tuul oli põhimõtteliselt näkku ja väga raske oli nagu siis jooksutempot valida selle tuule tõttu, kuna tuul oli tõesti kõva ja pluss see, et autod, mis vastu tulevad, nende tagant see õhk omakorda pidurdab selle loo maha ja esimesed 80 kilomeetrit ma põhimõtteliselt võitlesin oma pulsiga, et ma saaksin pulsi nii-öelda hoida võimalikult madalana ja samal ajal, et oleks tempo nagu ikkagi normaalne. Esimest korda põhimõtteliselt tundsin jalgade valu siis, kui ma olin jooksnud selle 80 kilomeetrit ära, ehk siis jõudsin Kükita toidu kohta. Siis sain aru, et tossud, millega ma jooksnud olen, et see ei olnud just kõige parem valik ja nii-öelda sokid olin jalast ära võtnud Kükitas, siis nägin oma ilusaid varbaid, millel oli siis tekkinud tavapäraselt rohkem ville. Aga see ei olnudki nagu see valu, et pigem oli see selline väike ehmatus, sest et mul ei ole kunagi nagu sellist asja nagu olnud. Aga jah, ütleme nii, et enesetunne ei olnud siis veel hull. Jah, kui ma olin Kükitas oma nii-öelda söögid ja asjad ära teinud, siis ma rullisin veel oma lihased veel läbi ja siis tuligi nii-öelda mul ette võtta siis järgmine 50 kilomeetrit, mis oli siis läbi öö jooksmine. Ja see oli vist minu üks kõige nagu emotsionaalsemaid, heas mõttes emotsionaalsemaid kohti, kus taevas oli hästi ilus, tähed paistsid ja juba läks külmaks ja kõik see meeleolu kuidagi oli hästi hea, jooksutempo oli
ja siis korraga nägin, kuidas taevast langes täht ja siis mu ainukene soov oli see, et ma mäletan 2 soovi, mis mul oli see, et ma jõuaksin kindlasti lõpuni ja et mu laps, kes peaks juulikuus sünnima, oleks terve. Et need olid nagu 2 sellist siirast soovi ja siis ma läksin selle hea tundega, jooksin edasi, kuni siis lõpuks jõudis kätte juba vaikselt hommik ja vaatasin, kuidas see päike tõusis ja põldude peal oli mõnus nagu uduvaip ja see oli hästi ilus kõik ja see nagu andis jõudu juurde, et minna edasi. Maanteel joosta ei ole vist kõige mõistlikum ilma saateautota, aga võin öelda, et see on väga ohtlik, kuna autojuhid paljudki ei pea teeäärsetest inimloomadest nagu väga lugu, et olenemata sellest, et sul on veel tee on täiesti vaba, et vastu tulevaid autost ei ole, et sa saaksid ju ilusti nagu mööda põigata, aga kus sellega, et kogu aeg pidid hoidma oma silmad lahti ja pidid olema ärkvel, et jälgima, mida need autojuhid teevad, et päris mitmes kohas oli vaja ikkagi tee pealt vasakule hüpata, et auto sulle ikkagi otsa ei tuleks. Kui ma olin jõudnud nii-öelda siis Põltsamaast juba läbi, siis hakkasin juba tundma vaikselt, et nüüd siis lihased annavad juba vaikselt nagu märku ja kuni siis 5 kilomeetrit enne laeva nii-öelda Alexela tanklat, siis põhimõtteliselt sain siis oma esimese haamri ja sellel jooksul ja siis ma põhimõtteliselt lihtsalt suurest vihast karjusin ja ma tundsin, et mul on nagu pea ette murdumas ja siis ma jõudsin sinna laeva tanklasse ära kuidagimoodi. Sõin, tegin puhkepausi, ütlesin oma fotograafidele, et kuni Tartuni teen ära ja siis ma rohkem ei tee, sest mul on lihtsalt nii valus ja ma ei vea välja. Sest ma kartsin kogu aeg seda, et äkki teised annavad nagu alla, et ma jäängi nagu täiesti nagu sinna tee äärde niimoodi, et siis ma vaatasin, et ajaliselt, kui mul on vaja Tartust Võrru minna, siis juhtub see koht, kus tegelikult ükski pood ega ükski tank enam lahti ole, kus süüa nagu ei ole võimalik saada. Et see tekitas minus hirmu ja samas helistasin oma naisele ja helistasin Red Bulli tiimi inimestele ja helistasin oma treenerile viimaseks, aga enne kõik ütlesin teistele, et ma Tartuni teen ja ma rohkem nagu ei tee seda. Ja siis kuidagi viimase kõnega, kui ma helistasin Heikole, treenerile, siis Heiko ütles, et ei, et sa lähed edasi kas või jalutad ja see oligi tegelikult mu plaan, et mis iganes juhtub, ma kõnnin lõpuni. Eks ma seda kõnet ootasin, see ongi raske, siuksed asjad ongi rasked. Ja eks seal tekivad siuksed probleemid, nii füüsilised kui ka vaimsed ja seal tulebki huumoriga asja võtta ja ma ütlesin talle, et iga siukene asi on vaja viia lõpuni, et vahet ei ole, et kui väsinud või mis sul on, et kui siukene mehaaniline vigastus ei sega seda tegemist, siis on kõik need asjad võimalik teha lõpuni. Me suhtleme hästi palju üksteisega, sisuliselt me suhtleme igapäevaselt, mõnikord jääb mõni päev vahele, aga see pidev suhtlus ja tagasiside trennidest ja võib-olla see ongi meie edu võtina. Ja siis ma võitlesin põhimõtteliselt kuni Tartuni, siis Tartu poole pealt tulid mulle osad inimesed vastu ja kui ma olin siis Tartusse jõudnud, siis oli organiseeritud mulle juba nagu massaaž ja rohud ja asjad
ja siis mulle tehti massaaži, mis oli ääretult valus, sest lihased olid täiesti kinni. Lihased olid nii kinni, et ma mõtlesin, et ei, et siit ma nagu ikkagi edasi nagu ei lähe. Tartus pärast massaaži tegelikult mul peas ikka veel oli see mõte, et ei, et ma edasi ei lähe, sest see oli ikka nii ränk, et kuidas ma enne seda ikkagi nagu võitlesin endaga, et üldse Tartusse jõuda ja oi, kus ma võitlesin endaga, oi, see oli võitlus kõigiga ja kõigega. Ja siis, kui ma ei tea, kuskilt tuli see jõud, et ma ütlesin, et jah, ma lähen edasi. Helistasin uuesti naisele, helistasin kõigile ja ütlesin, et ei, ma lähen edasi ja nii ma siis hakkasin nagu marssima. Et muidugi, mis tegi selle asja nagu keeruseks, oli see, et kuna kõik kohad juba olid kinni, ehk siis õhtul kella 8, kui ma Tartust hakkasin liikuma, siis põhimõtteliselt Võru tee peal ei olnud mitte ühtegi kohta lahti, kus oleks saanud nagu sööki. Ehk siis ma pidin söögi kaasa võtma ja panema fotograafide autosse, et saaks vahepeal siis nii-öelda ennast kosutada. Ja loomulikult Tartust osad noored otsustasid, et nad tahavad ka selle jalutuskäigu siis läbi teha, et mind toetada ja saada kogemuse võrra rikkamaks. Võru teekond on teekond, mis ma arvan, et ei lähe kunagi meelest ära, sest et esiteks esimesed tõusud ma mõtlesin, et need ei lõppegi ära. Et see oli lihtsalt nii valulik ja niivõrd kuidagi nagu raske ja samas tahtsid nagu kiirema sammuga nagu edasi minna ja tahtsid ikkagi mõttes nagu joosta, aga sellest ei tulnud nagu mitte midagi nagu välja. Ja siis loomulikult tuli teise külm juba peale, kehal juba väsinud, ehk siis keha ei võtnud nagu enam, ei tootnud nii palju enam energiat nagu peale, et see oli nagu kindlasti raske. Aga siis ma sattusin ühel hetkel enne Savernat sattusin unefaasi, kus see unefaas meenutas nagu sükest nagu natukene sükest nagu purjus inimese kõnnekut, et justkui nagu kõndisid silmad lahti ja samal ajal nagu magasid ja siis tatsusid ühelt jalalt teisele. Ja siis mul nagu tekkis hirm, et kui auto nagu vastu tuleb, et pärast sa nagu ei taju nagu ära, et kus sa nagu oled. Ja siis ma nägin mingise maa tagant, nägin vasakut kätt, nägin bussipeatust, lihtsalt ühte pinki ja bussipeatuse silti ja siis ma otsustasin, et ma heidan sinna pingi peale 10 minutiks pikali ja teen ühe power napi, ja ma tegin selle 10 minti ära, aga ega ma väga nagu ei maganud, keha oli niivõrd stressis ja kui ma üles ärkasin nii-öelda sellest 10 minuti järel, siis oli mul pilt selge ja nii ma siis marssisin edasi. Tegelikult oli veel see ka, et selle jooksu juures nagu juba teisel ööpäeval tegi selle asja nagu keeruliseks ka see, et tegelikult mitte ükski asi enam ei toiminud, ei kofeiin, ei valuvaigistid, mitte midagi, et see valu, mis tegelikult jalgades oli, see oli ikka metsik. Ja eks ma muretsesin nagu oma kaaslaste pärast ka, kes olid mind saatma tulnud, et alguses olid kõik hästi rõõmsad ja viskasid jalgu, aga siis poole maa pealt ma nägin, kuidas oli sattunud mulle 3 muumiat kaasa. Nii et see oli nende jaoks, ma arvan, veel suurem challenge ja mina lihtsalt muretsesin nende pärast rohkem. Kui ma olin Savernasse jõudnud, siis põhimõtteliselt kaaslastel oli juba niivõrd külm, et need läksid Saverna tanklas olevasse üksikusse WC-sse, kus oli siis ainuke koht, kus oli võimalik sooja saada. Ja siis nad seal kolmekesi istusid, tegid sooja ja sõid paar vorstitükki ja siis juba otsustasime nagu edasi liikuma hakata, aga siis just sai saatuslikuks see, et hakkas täiega vihma sadama. Aja planeerimise mõttes läks kõik täiesti nihu, et ma ju planeerisin 36 tunniga tegelikult Võrru joosta ja kuna
kuna see toidupool ja need pausid läksid tänu selle planeerimisele natuke pikemaks ja kõik need muud hädad ja asjad, siis ei olnud mul kahjuks mitte mingit võimalust isegi jõuda teise päeva hommikuks kella 8-kski kohale, et see oli katsumus, et aga noh, nagu lubatud, siis eesmärk oli ju jõuda Võrru, et see ei olnud minu jaoks ju otseselt võistlus. Ma arvan, et see lõpp oli üks kõige nagu hullemaid, sest et said läbi märg juba, õnneks see märg või vihm ei tulnud riietest nagu läbi. Aga noh, ütleme nii, et ma ei oska seda valu nagu mitte millegagi kirjeldada, see valu oli lihtsalt niivõrd ränk, et tegelikult ma olin juba saanud kõndimisele ka haamri, et sellest oli saanud juba mingis mõttes nagu lonkamine, sellepärast et mu parempoolne jalg siit oli täiesti lukus ja tundsin, kuidas villid tegid ka juba liiga. Nagu ma ütlen, et kui on eesmärk nagu õige, siis tegelikult see valu on selle kõrval nagu nohu, et kui sa hakkad nagu mõtlema seda, et inimesed on ratastoolis, et kui palju nad tegelikkuses elus on nagu kaotanud tänu sellele, et siis ma arvan, et see marss 252 kilomeetrit selle kõrval on nagu lihtsalt üks tuuleõhk. Aga jah, et see viimased kilomeetrid sinna Võrusse oli selles suhtes ka nagu keeruline, et mulle öeldi 1 kilomeetraaž, öeldi, et 10 kilomeetri pärast, siis ma olin juba 5 kilomeetrit läbinud, siis öeldi jälle mulle 10 kilomeetrit ja siis juba inimesed tulid vastu, siis fotograafid, kogu meedia oli tee ääres, ma mõtlesin, et ma olengi juba kohe Võrus, aga tegelikult oli veel minna pea 2 tundi veel. Ja no see viimased 2 tundi oli juba see, et keha oli nii stressis, et ma lihtsalt olin juba vihan, et inimesed tulid vastu, kõik olid nii rõõmsad, aga tegelikult mul ei olnud rõõmuga seal midagi pistmist, mul oli ainukene nagu asi see, et kuna see jama ükskord ära lõpeb. Et ma väga soovisin, et see valu ja kõik ära lõppeks, ma tahtsin lihtsalt jõuda kohale, et hinges ikkagi sees olin ma ikkagi üksi ja olin katki juba, et ma olin juba väga katki, et ma olin juba Tartust juba katki, aga see viimane veel pingutus veel teine nagu 24 tundi nagu põhimõtteliselt see on nagu, ma isegi ei oska öelda või võrrelda, mis valus on, et olla hambapõletikuga hambaarsti toolis vanasti. Et võib-olla see on nagu võrreldav, aga tegelikult nagu ma ütlesin, et pärast maailma kõige raskemat ultrajooksu Yukon Arctic Ultrat jäi mul ikkagi hinge peale see, et inimesed, mõned arvasid, et äkki ma siis katkestasin või loobusin nagu liiga kergelt või aga tegelikult ma seda ei teinud, et ma nägin aasta aega nagu väga palju vaeva ja väga palju ületasin ennast ja väga palju õppisin sellest ja mul jäi see niimoodi nagu hinge trotsima, et ma ju loobusin ju või tegin katkestuse põhimõtteliselt esimeselt positsioonilt, et ma olin esimene ja kuni 100 miilini ja tsipakene võib enne 100 miili lõpetasin, sest mul ei olnud enam pointi nagu edasi minna, sest et mul oli olukord oli selline, et mul oli tegelikult ju tagumik oli kõik, nahk oli ära hõõrunud ja mul oli augud tagumikuseks. Ja kui siuke tunne nagu jääb nagu sisse ja siis sa tahad teada, et mis see siis õige on, et mis kreem või mis siis nagu töötaks nagu paremini ja üldse, mis see unefaas siis juhtub ja kui palju üldse nagu sa tegelikult oled võimeline üldse nagu füüsiliselt nagu edasi minema, siis tegelikult tänu Wings for Life'iga seotud heategevusjooksuga ma sain oma vastused kätte, mida ma tahtsin saada ja ma sain nagu sisemises nagu rahu ja mul on hea meel, et ma just tegin seda selle sündmuse raames, et ma teistpidi ka tegin üleskutse inimestele nagu aitamaks nagu teisi, et kuidagi mul need missiooni asjad on alati nagu meeldinud ja kui sellel asjal on nagu
sisu olemas ja ma saan samal ajal ka ennast ära realiseerida, siis ma arvan, et ma ei kahetse seda, et ma seda tegin. Täna nagu pärast jooksu põhimõtteliselt olen ma nädal aega põhimõtteliselt ei ole saanud isegi oma tosse nagu jalga veel panna, sest et arvatavasti need kompressorsokid keerasid mul selle asja nagu vähe tuksi, mida ma ei ole kunagi niimoodi kasutanud ja tegelikult täna ma saan ainult käia ühtede jalanõudega veel alates järgmisest nädalast, arvatavasti saan uuesti nii-öelda siis oma tossud jalga, teised jalanõud ka. Ja tegelikult oli ju see, et mul ju ikkagi oli tagumikpuru, mul oli tuuled katki külmast, villid. Nüüd ma kindlasti jään ilma ka kolmest küünest. Et selles mõttes, et igal sihukesel asjal on ikkagi omad tagajärjed, on ju. Aga ma ütlen veel kord, et ma ei kahetse seda ja mulle meeldib see võitja tunne ja ma olen võitleja, ma viin oma asjad lõpuni ja ma ei anna kunagi alla.